Hea klient, oleme teadlikud, et rammuka tõrvaahju on rikke tõttu elektrita. Eeldatavalt kõrvaldame rikke 04.11.2015 kell 9.00 Elektrilevi. Iga mõne aja tagant saan mina teate, et minu maakodus on elekter läinud. Mida nad kavatsevad selle teatega ette võtta, kes mulle neid teateid saadab ja kuidas see asi ära lahendatakse, seda ma kavatsen uurida. Nimelt siit majast minu andmetel peaks see sõnum mulle tulema. No võt, siin ongi nüüd see koht, siin Tõstamaa Varbla vahel. Siin on küll Helmküla kirjutatud, võiks samasti olla Hermaküla, aga siin on siis see üks väikene taluke, kus aeg-ajalt kaob vool ära, mille teateid ma oma mobiilile siis muudkui saan. Siin. Et mulle sõnum saata, peab Elektrilevi kõigepealt teadma, et vool on läinud. Selleks on neil omad targad aparaadid. Asja teeb keerulisemaks aga see, et Eestis kipub vool loodusnähtuste tõttu korraga ära minema suuremal hulgal inimestel. Sellel videol on näha ilusti, kuidas pikselöögid üle Eesti liiguvad ja siin värvuvad liinid valgeks. Need liinid, mis valgeks värvuvad, on need, kus tekivad reaalselt rikked klientidele ehk klient jääb vooluta. Ja need kollased täpid, mis nüüd ma jälle näen neid, eks ole, oi nüüd tuleb igavene hunnik. Need on nüüd pikselöögid? Need on registreeritud pikselöögid. Infosüsteemid suudavad ära tuvastada, millised kliendid jäävad meil nende liinide peale ja saadavad välja nüüd kliendile teate, et me oleme teadlikud, et teil on vool ära ja te ei pea meile helistama. Miks selline rikke SMS-ide saatmine meile hästi oluline on, siis minu jaoks kõige tähtsam küsimus, kui mul vool ära läheb, on see, et kas Elektrilevi juba teab sellest ja kas ta oskab ka mulle öelda, millal vool tagasi tuleb. Kui ta prognoosaega määrata ei oska, siis tuleb kliendile teade, et olete vooluta ja hetkel taastamisaega ei tea. Kas sa oletegi see äärasmees, kes mul neid sõnumeid saadab, et teil on elekter läinud? Nii, kus kandist te elate? No ütleme, mul on üks maakodu seal. See on Tõstamaa Varbla vahel. Ja ma saan sõnumeid, et hea klient või lugupeetud klient, meie andmetel on rammuka tõrvaahju elekter läinud või vool on läinud ja siis tuleb nii ja nii aja pärast tagasi. See on üsna tuuline kant, siis on seal veel rändlindude parved lendavad, nii et seal esineb väljalülitamisi päris palju ja kõrge pinge lülitub seal välja, siis me proovime seda sisse lülitada kaugjuhtimise teel ja pärast seda saadame sinna brigaadi vaatama, siis mis on konkreetselt juhtunud liini peal. Aga teie saadate mulle sõnumi? Sõnumi saadab teile meie automaatika, mis teeb seda pärast seda, kui ma olen proovinud seda liini sisse lülitada 5 minuti jooksul. Nii kahju, ma võtsin, ma kohtan inimese, kes mul ise selle sõnumi saadab. Ei, seda teeb robot. Kui ma selle sõnumi kätte saan, mis siis juhtub ja kuidas ma tean, et see tagasi tuleb vool? Tagasi tuleb ta kindlasti, aga me prognoosime seda, kui kiiresti me suudame selle rikke kõrvaldada ja kui me oleme teda juba korra püüdnud sisse lülitada, aga see ikkagi ebaõnnestub, siis on seal liini peal midagi tõsisemat juhtunud ja sinna peab sõitma valvebrigaad. Tõstamaa kanti sõidab ta umbes tund aega. Siis Pärnust? Jah, võimalik, et Pärnust, võimalik, et see brigaad veel lõpetab mingit eelmise rikke kõrvaldamist ja sellega läheb tal veel prognoositavalt pool tundi aega ja alles siis ta hakkab, see kõik lisandub sinna, nii et see võibki siis olla nii kas 2 või 4 tundi Tõstamaa piirkonna suhtes esimene prognoos. Kui mind on teavitatud, algab töö rikke kõrvaldamiseks. Kui kaua see aega võtab, sõltub muideks väga palju sellest, kui uus parandatav võrguosa on. Sellisel hetkel käib kõige suurem töö, et platsil on välja saadetud remondibrigaadid. Kriisiolukorras tavapäraselt 150–200 brigaadi, et sõltuvalt nüüd sellest tormi ulatusest oleme saanud kaasata läbi erinevate partnerite. Neid juhivad dispetserid ja praegu hetkel töö, mida siin tehakse, siis otsitakse reaalselt neid liinilõikusid läbi, kus need rikked jäävad. Liinid on pikkusega kuni 50 kilomeetrit keskpinges ja kui hakata seda liini läbi otsima, siis seal on erinevad võimalused. Kui me räägime nüüd näiteks vanematest alajaamadest, kus see infosüsteem ei ole selline, mis suudaks täpsustada rikke asukoha või kauguse alajaamast,
siis seal on seda käimist väga palju. Ja sedasi ta ongi, et üks elektrik astub ühelt poolt metsa sisse ja tuleb 3 kilomeetrit hiljem teiselt poolt metsa välja. Et selline üritus teinekord võtabki seal ikka tunde aega. Ja käib mööda seda liini kogu aeg? Käib kogu aeg mööda seda liini, pilk suunatud ülespoole, et leida üles, kus on kas siis puuoks peal või juhtme ots katki läinud, nii et seda ta siis valdavalt otsib. Pimedas on see loomulikult veel raskem, eks siis peab olema korralikud taskulambid, valdavalt sellised otsimised toimuvadki pigem sellises valges ajas, öisel ajal need brigaadid remondivad neid leitud rikkekohti ja siis juba teevad ümber lülitamisi. Kui me räägime nüüd nendest uutest alajaamadest, uued alajaamad ütlevad tegelikult täna juba dispetšerile ära, et selle rikke kaugus on kuskil 8,5 kilomeetrit. Meie brigaadid saadetakse sinna õigesse kohta vaatama ja tuvastatakse, ongi oks peal, ongi puu peal. Rikkekohad on kohe teada ja need on tänu sellele tegelikult hästi lühikesed. Et teile näidata, mis vahe on vanal ja moodsal alajaamal, käisime neid mõlemit vaatamas. Meil on 49 aasta vanune alajaam ja konkreetselt siin me näeme ühte osa võrgust oma betooniga, liinidega, lülititega. Ja kui siia juurde tuua nüüd taustaks üks uus alajaam, siis tegelikult kõik see mahuks ühte tuppa ära. Mina olen nüüd pugenud ühte elektrikappi. No tegelikult ma olen tulnud ühte alajaama. See on keset Tallinna, Mustamäel. See on siis ühel pool on eramud, teisel pool on väike tööstuspark ja paneelmaad. Ja see siin konkreetselt, see alajaam on 49 aastat vana. Kui ma siin ringi vaatan ja nuusutan, tekib ehti selline nostalgiline nõukaaegne tunne. Sa oled kuskil suures tööstuses, aeg justkui oleks täiesti peatunud. Siin on igast erialdi ruum, aga siin ma juba käisin natuke tutkimas. Siin nimelt on siis kõikvõimalikud kaitselülitid ja rafod ja kes teab, mis veel ma nii spetsiifiliselt elektrist kõik ei tea. Üks huvitav asi on see lõhn. See lõhn on täpselt selline lõhn, nagu ma lapsena kuskil nende suurte undavate elektrikappide juures olles tundsin. Ja üks selline väga hea võrdlus, mida mul juba seletati, on nimelt see, et kui see alajaam siin, 49 aastat vana alajaam, oleks sama, mis see vana hea lauatelefon selline, mis on traadiga ühendatud, siis tänapäeva samasugune alajaam, sama töö ära tegev alajaam on nagu üks väikene mobiil. Kõik asi käib õhu kaudu ja mingisugust juhet pole kusagile vaja. Kogu see plokk siin, selle nimi on releekaitse. Siin on hulganisti igasugused väiksed mähiseid, traate, lüliteid, väiksed näidikuid, kes teab mida veel. See on, ma ütleksin, et see on umbes nii 1,50 m lai, selline kiire hinnang ja kõrgus on tal, mina olen peaaegu 2 meetrit, see on 2,20, 2,30, 1,50 m korda 2,20, kõik need lülitid mahuvad tänapäeval ära sellisesse karpi. See siin on nüüd täiesti uus alajaam, paar aastat vana, pääskül oma nagu seal ukse peal kirjas ja mis seda eristab vanast on nimelt see, et kui selle alajaama Toti piirkonnas toimub mingi rike, siis piltlikult piisab ainult selles, et dispetšer juhtimiskeskuses klõbistab natuke arvuti taga, kõik lülitid on sisse lülitatud, kõik läheb ladusalt edasi, sest vool on hetkega teil tagasi. Ei pea enam tulema kohale mehed sinistes rüüdes, midagi kuskilt kapist sisse välja lükkama ja taas käima panema. Tere tulemast uude nuti alajaama. Õhk on palju meeldivam, siin vist ventilatsioon mul on niisugune tunne. Undamine on ka palju mahedam, vaiksem täna. Ja need kapid siis on hoopis teissugused, kõvasti tänapäevasemad, nagu näha, igasugused elektronekraanid ja ega siin pole neid lülitid, polegi eriti kuskil näha, mida siin näppida. Üks asi, mis ma vaatan laua peal, seda telefoni pole, seda kettaga telefoni. Ja näiteks siin kõrvaruumis kogu see krempel, mis te vanas alajaamas nägite väljas olevat, kõik need hõbedased kapikesed on nüüd ära mahutatud siis siia jälle kuskil nii 1,5 meetri laiune, 2 meetri kõrgune ja 3-4 meetri pikkune kapp. Veel üks näide. Kui vanas alajaamas on ühe võrguosa lüliti, selline suuremat sorti õli täis kovakas, mis õli taseme langedes töökorrast välja langeb, siis uues alajaamas teeb sama töö ära palju väiksem ja töökindlam aparaat. Et uusi alajaamu ja ilmastikukindlaid liine tuleb üha juurde, tähendab see, et nii rikete hulk kui nende parandamiseks kuluv aeg peaksid tulevikus vähenema.